No nii, tagasi Eestis ja tagasi rattateemade juures. Kui ma talvel otsustasin triatloni mõneks ajaks nii-öelda riiulisse panna ja keskenduda rohkem rattasõidule ja rõõmu leidmisele rattasõidust, siis panin enda jaoks kirja 3 asja, mida ma kindlasti sel aastal teha tahan. Ja üks nendest asjadest oli pikk rattasõit. Ja täna puhkuse viimasel päeval, ideaalne ajastus, saigi see pikk rattasõit tehtud. Numbritest distants oli 309 kilomeetrit, aega läks 14 tundi ja 13 minutit, keskmine võimsus oli 134, normalize power 155 vatti ja tõusumeetreid tuli selle 300 kilomeetri jooksul 2151. Kui meie perereis Norra oli eelkõige uute emotsioonide ja mälestuste kogumiseks, siis tänase rattasõidu teema minu jaoks oli vanade mälestuste taaskülastamine. Ja kui sa oled juba siiani videot vaadanud ja viitsid veel edasi vaadata, siis siit nüüd tulebki tänane päev ja tänane rattasõit videos. Tere hommikust! On selline ilus udune hommik. Kell on mõned minutid 6 läbi. Ja nagu näha, siis jälle rattasada ules. Kuna video läheb üles õhtul, ilmselt alles, siis kõigepealt tahaks kõigile tuttavatele, kes täna etapptuuri sõitsid, soovida palju õnne, et väga tublid olite, et sellise kuumaga, sellise vinge ja raske sõidu ette võtsite ära tegite. Mina etapptuuri ei sõida, aga sõidan siiski siin Eestis. Mis ja kus? Eks see siis selgub videos varsti täpsemalt. Selle Kintsli ja Vana Otepää vahelise teega mul tuleb kohe meelde üks Rally Estonia. Siin oli neil vanasti shakedown, kui ma õigesti mäletan. Või testikast või mis iganes. Ja tuleb meelde see Rally Estonia, kus ma tegin Peksiga koos Jari-Matti Latvalast Red Bulli jaoks videosid, siis kui ta osales siin Historic sarjas oma Audi Quattroga. Ja minu teada see video peaks veel siiamaani Red Bulli kodulehel kuskil üleval olema. Kui on huvi, mine otsi üles. Päike hakkab ennast vaikselt udu seest ilmutama. Hetkel on väljas 12 kraadi. Sellest tingituna ka siis mu pikk rattasärk täna hommikul. Aga ilus on. Väga ilus. Läbisin just sellise väikse asula nagu Leevi. Ma olen oma elus vist ühe korra varem Leevil käinud. Ja see oli üle 20 aasta tagasi, kui sai sõber Jaanusega siin ühel küla jaanitulel käidud. Väga teistmoodi kogemus oli. Esimene 100 saab kohe sõidetud. Esimene 100 saab kohe sõidetud. Jõudsin otsapidi sellisesse kohta nagu Lepassaare. Lepassaarest on pärit üks mu kunagine klassivend. Ja kui ma ei eksi, siis ma just äsja sõitsin tema talust mööda ka.
ja kui te imestate, et pidin ju kruusa sõitma, aga miks ma vahepeal asfalti sõidan, siis tegelikult selleks on paar väga lihtsat põhjust. Esimene põhjus on see, et järjest rohkem teid pannakse meil musta katte alla ja kruusateid jääbki järjest vähemaks. RMK küll ehitab uusi kruusateid, aga neid ei ole väga palju. Teine põhjus on see, et Eesti on eriti Lõuna-Eesti tükeldatud. Ja tükeldatud kahe asja poolt või kolme asja poolt. On suured maanteed, siis on raudteed ja siis on jõed. Ja selleks, et neist üle saada, mööda saada, selleks tuleb aeg-ajalt sõita asfalttee peal ka, sest lihtsalt ei ole enam kruusateid, mis läheks üle jõe või läheks üle raudtee või mida mööda saaks näiteks Tallinn-Tartu maanteest üle. See kant, kus ma nüüd otsapidi olen, on Tamme ja Lindora tagused metsad. Ja need on minu lapsepõlve seene- ja marjametsad. Siin sai käidud isa ja emaga ikka päris palju. Piusaga ja piusakarjääriga lisaks koobastele tuleb kohe üks mälestus ka. Et kui Sten oli väike, siis tõime minu vanematele teda aeg-ajalt hoida. Ja piusakarjääris liiva sees mängimine oli üks tegevusi, kuhu isa ja ema mul Steni aeg-ajalt ikkagi tõid. Tere tulemast Setomaale. Kohe ületan Setomaa piiri ja olen siin Piusa jõe silla peal. Ja selle sillaga on mul oi kui palju mälestusi. Kui ma olin siuke teismeline 15-16, siis ma töötasin suviti Võru teedevalitsuses ja olin kas siis võsa raiumas või siis olin sillabrigaadis. Ja siuke sildade remontimine oli üks töö, mida ma siis suviti teha sain. Ja sillabrigaadi juhtis mul isa. Ja see sild oli esimene sild, mille remontimise juures ma kunagi, ma ütlen, üks 30 aastat tagasi osalesin. Lisaks, mis mul meenub selle konkreetse silla ja selle Piusa jõega, selle kohaga siin, oli see, et siit tõi selle samase silla remontimise ajal kivide alt mul isa koju lutsukala. Ja siit õnnestus spinninguga saada ka vikerforell kätte. Et sellised mälestused lapsepõlvest tulid praegu. Ja kes ei teadnud veel, siis tegelikult ma olen poolenisti seto. Ema poolt. Ema on puhas setu. Et eks ma siis olen see poolenisti setu. Mitte kaugel sellest sillast. Ja kohe jõudsingi Võmmorskisse. Võmmorski on nüüd see koht, kust on jälle üks mul klassivend pärit. Et siit natukene maad edasi. Ja selle bussipeatusega siin tuli mul meelde, et lisaks sildade remontimisele käisin suviti ka neid bussipeatuseid remontimas. Ja mis me tegime oli see, et me vahetasime nendel tõrvapappi katuse peal. Jälle siuke mälestus. Ja järjekordne mälestus. Siit kohe keerab tee ära Veretina peale. Ma ise sõidan Obinitsa poole. Aga see tee, mis siit kõrval läheb,
selle tee peal ma sain kunagi sõita vast sinna teedejaoskonna teemeistri Niivaga. Ma ei mäleta, kui vana ma siis olin. Ma arvan, et ma ei saanud vanem olla kui mingi 12-13. Ja ma ei tea, kuidas või miks mulle usaldati. Ma sain Niivaga sõita edasi-tagasi. Väga äge oli. Ja kohe siia otsa ka teine mälestus. Samast kohast, sama tee. Sõber Tarvi õpetas mind vilistama. Just seda vilet tegema. Pool päeva harjutasin. Ja sain hakkama. Siiamaani meeles. Kui ka teie olete vahepeal imestanud või mõelnud, et mis põld see selline on, õitseb selline kergelt roosakas, lilakas õis, valge, siis see on tatar. Ma sain ise ka alles mingi 3-4 aastat tagasi teada. Otsis. Väga äge on näha, et siin täiesti ei kusagil Eestimaa pea kagunurgas merepiirini on kilomeeter. Aga elu keeb hästi suured veisekarjad on siin ilusti elektrikarjustega tähistatud või ümbritsetud põllud. Väga äge. Ja kui ma räägin siin Vene piiri lähedusest, siis põhimõtteliselt piiriaed jookseb siin saas minu kõrval. Et nii lähedal siis piiril olengi. Selle piiri lähedusega tuli mul jälle üks meenutus meelde. Kunagi fotovabriku aegadel tegin RMK jaoks tööd. Ja üks töö, mis nad palusid teha, oli sellest, kuidas nad piiri ääres, piiritsoonis teevad metsaraiet. Pidin sellest pilte tegema. Väga äge oli. Mootorsaaniga viidi piiri äärde kohale ja muudku klõpsisin pilte. Väike teadusuudis vahepeale. Minust vasakul asub Eesti üks vanimaid lehisepuistuid. Vasselina Juudakunnu lehisepuistu. Rajati vist 1835 vahel. Ja on juba päris pikka aega juba nõukogude ajast looduskaitse all. Aga hetkel, mis seal metsas on? Keegi teeb seal rallitesti. Oot siis, Rally Estonia tuleb. Valmistutakse. Üks mitte nii rõõmus mälestus ka. Et minu selja taga on minu kunagise klassivenna varalahkunud Jaagu sünnikodu. Ta oli samuti üsna suur rattasõber. Aga paraku sai tema aeg liiga vara otsa. Ja sellised sündmused on just eriti viimasel ajal pannud mind nagu mõtlema, et ega me tegelikult keegi ei tea, kui palju meile siin maa peal aega on antud. Ja mõistlik oleks selle ajaga rohkem teha ja vähem põdeda. Et elada tuleb. Nii lihtne. Minu tänane Setomaa külastuse rada kattus suures ulatuses tegelikult RMK Peraküla Ähijärve matkarajaga. Ja siinkohal ma siis nüüd ütlen sellele matkarajale head aega. Kohtume ilmselt varsti ja jätkan oma teed
natuke teisel rajal. No nii, ritku mu perre vasseliina, küll ükskord ma tulese mano või kuidas need laulusõnad käisid selle Don't Cry For Me Argentina muusikale. Aga nüüd ma siis olen Vasselinas oma sünnialevis ja lähen vaatan üle. Lähen ütlen emale ka tere. Enam-vähem pool maad on sõidetud. Väike puhkus ema juures tuli, ma arvan, kasuks. Aga nagu arvata oli, siis ema kahtles mu terves mõistuses. Ma sellise reisidena ette olen võtnud. Aga pakkus ka värsket keedukartulit. See oli väga hea. Aitäh! Olen otsapidi siin Haanja looduspargis. No jah, ronimist on omajagu, aga mitte sellest, mida tahan rääkida. Kuskil seal suurem Unemäe kandis on siuke ilus vihma ja äiksepilv kinni. Ma väga loodan, et see on siinpool mäge ja mul õnnestub kuidagi sellest pilvest ringiga mööda minna. Vaatame. Arvestades, kui suured on siin praegu lombid maas ja kui pehme on kruus ja missugused voolamisväljad siin on, siis tundub, et mul õnnestus siis vähemalt ühest suuremast vihmasopsakast pääseda. Sihuke on tee. 10 sõidutundi sai just täis. Väike update. Jäin korraks seisma, sest siin Mõniste kandis ja see konkreetne RMK tee ei ole väga siukest helitavad. Mõniste kandis olid teed väga treppis ja see RMK tee on lihtsalt nii rämedalt suure kiviga, et raputab päris korralikult. Et vaja natukene käsi ja tagumikku puhata. Nagu ma ütlesin, 10 tundi sai täis hetkel. 217 kilomeetrit. Natuke on veel minna. Väsimus, natukene on vaimne väsimus, füüsilist väsimust ei tundu hetkel olevat. Nii et kõik on korras. Söögist joogist ka natukene. Joon puhast vett. 2 pudelit ja siis 1,5 liitrit seljakotis. Aeg-ajalt laen neid täis jälle. Toitumise poolelt katsun, kuna intensiivsus on madal, siis katsun 40 grammi süsivesikuga tunnis hakkama saada. Aga nüüd peale 10. tundi ilmselt lähen siis üle 60 grammile tunnis. Puhtalt sellepärast, et siuke vaimne väss on sees, et katsun seda natukene siis süskariga ära saada. Hea, unustasin. Sponsori soolakapsleid panen ka 1 kapsli tunnis. Oot. No ausalt, seda on juba veits palju. Tahaks kõndida. Aga ei. Väntan. Ma ei saa aru, mis pidi mu peas toimuma. Et ma otsustasin, et pärast 270 kilomeetrit oleks ilgelt tore veel üle Harimäe ronida. Täitsa lõpna. Okei. Võib-olla seal tornist on ilus vaade, aga täna ma sinna küll ei roni. Kui hommikul näitas udu oma ilu, siis praegu mõned kilomeetrid enne kodu näitab mulle päike ja taevas oma ilu.